Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna kaaludele. Täna laome suhteenergiaid, et võib olla siis tegemist partnerlussuhtega, et romantilise suhtega, aga võib tegemist olla ka näiteks mõne kolleegi suhtega või sõprussuhtega, mõne pereliikmega. Nii, ja tegemist on üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned. Ära proovi ennast vägisi sobituda sõnumitega, et kui sa tunned, et need sõnumid ei ühti sinuga, siis ei ole seekord sinu lugemine. Nii, aga vaatame. Segan siia mitut masti kaarte, et panen nii õiget pidi kui tagurpidi energiaid siia. Nii. Segame veel natuke kaaludele. Nii, võtame esimeseks energiaks siis selle teise osapoole energia kaalude suhtes, ehk siis tema energia sinu suhtes. Tema energia sinu suhtes. Nii. Kuukaart. Mõnel juhul võib olla tegemist siis kaladega, et kuu on kalade energiakaart. Aga kuukaart näitab ka energiat, kus ma alati ei mõista sind, kus ma küll proovin kuulata, aga me ei ole alati ühel lainel, et võime üksteist nagu saame asju vahest erinevalt aru, et sa ütled ühte, aga ma mõistan seda kuidagi teisiti. Et selline energia on. Seal kuul on alati selline, see maagiline energia, aga see näitab sellist natuke ka hirme ja vahest sellist vaikust ja saladusi. Vahel on selline saladust ja selline tunne, et ükskõik kui palju ma pingutan, siis kuu energia on alati, millega osas on nagu plokid, millega osas on sein ees, millega osas ei ole nagu selgust. Et ma alati tegib see tunne, et kui keegi räägiks nagu, et kui ma lähen vee alla ja keegi teisel pool vett räägiks, et ma kuulen mingit kõminat, aga ma ei saa ta sõnadest täpselt aru. Et see on energia, kust ma ükskõik kui palju ma pingutan, siis ma alati ei mõista teist osapoolt või ma alati ei mõista, kuhu see suhe viib ja see võib tekitada sellist hirmu või ärevust natukene, sest justkui ei olda alati ühel laine, et selline energia, et nagu erinevad energiad on inimestel väga. Aga see ei tähenda, et kuu tekitab lihtsalt sellist tunnet. See ei tähenda, et see nii on. Et see lihtsalt päevavalguses oleks see rada väga selge ja nähtav, lihtsalt siin kuu valguses on eksimise tunne vahel suhtes, et ma alati ei mõista teist osapoolt. Ma alati ei saa temast päris 100% aru, isegi kui ma nagu proovin ja pühendun ja tõesti pingutan, siis midagi läheb justkui mööda. Et see on vahel on selline tunne, et kellelgi on minu ees saladused näiteks või keegi ei räägi lihtsalt kõike välja mulle, et hoiab midagi endasse. Aga vaatame sinu energiat tema suhtes. Kaalude energia teise osapoole suhtes. Nii, siin. See on väga kirglik energia, sest see on sauade kuningas. Minu jaoks on see energia, mis on valmis tegutsema, valmis tundma kirge. Siin on energiat, soov suhelda kindlasti. See on valmisolek riski võtmine. Kas kaalud tunnevad teise osapoole suhtes, et väga hea suhtleja või ta ise tunneb selles suhtes ennast sellisena. See on juhindutakse sellist väest ja kirest ja teeme ära, mis iganes, risti ette ei löö, võtame riski, kui on vaja, saame hakkama. See on energia, kus keegi suudab mustavalgeks ka rääkida ja ma tõesti usun sellesse. Et see on väga hea koostööenergia, sest sauade kuningas suudab, ta tahab kindlasti seltskonda, ei taha üksi olla. Et see on energia, kus koos saavutatakse enam. Et siin on selline koostöö on alati sauade kuningal seal on, mul on vaja ka natuke ego, mul on vaja ka natuke uhkust, et ma olen enesekindel, see on selline enesekindel energia, aga teeme
ära energia, justkui ma ei seisa ka lihtsalt käed ripakil, vaid ma teen ka midagi, et võtan ette, teen asja ära, et selline ka füüsiliselt tahan tegutseda, väga kirglik energia ja selline koostööenergia, loomise energia, väljendatakse julgelt nagu suhtutakse kirglikult sellesse, millesse ma suhtun kirglikult, seda seal on nagu, siis ma panustan sinna, et seal on seda tahtejõudu ja kirge ja julgust ja sellist power'it, et nagu hästi optimistlikult suhtun tulevikku, teeme ära, saame hakkama, võtame riski ja ma usungi, et me saame hakkama. Et selline kirglik energia on siin. Et kas siis kaalud tunnevad selle teise osale, et sealt on tunda seda sellist tugevat energiat ja tegutsemise tahet. Nii. Aga vaatame selle teema siis kavatsused kaalude suhtes lähiajal. Teise osapoole kavatsused kaalude suhtes. Nii, siin on karikate rüütel. No karikate rüütel tuleb mingisuguse pakkumisega. Karikate rüütel on ka romantiline energia, et see on selline ilus energia. Võib-olla vahel ka selline tunne, et need ei ole alati kõik väga sügav ja tähenduslik, aga see on sellised toredad emotsionaalsed hetked ja soovib kindlasti pakkuda. Kavatsused on sellised, no karikate rüütel, no on kõige romantilisem rüütel, on tunnetega seotud energia, et klassikaliselt on romantiline energia, aga see näitab ka sellist empaatilisust ja selline inimene, kes on teadlik oma tunnetest, kes tajub ka väga lihtsalt teiste emotsioone. Aga siin on kindlasti soov järgida oma südame, mitte mõistuse häält. Et soov pigem ja elada unistustes ja siin on pakkumine justkui, millest on raske loobuda, et ta tahab tulla pakkumisega midagi toredat. See on selline energia, mis isegi ütleb, et selline tunne, et miski ongi minu saatus, miski ongi minu jaoks. Et väga ilusa pakkumisega. Et vahest tundub, et see on nii pinnapealne, et sa näed ainult seda välist selles, aga siin ei ole sundi. Ma ei sunni kedagi millekski. Et ma nagu, see on midagi lihtsalt nii vastupandamatult, nii meeldivat, nii diplomaatilist, nii sümpaatset, et ma lihtsalt järgin sellele. Et siin on midagi sellist emotsionaalselt väga-väga toredat ja ma tulen selle pakkumisega. Nii, aga vaatame, mida sa ei näe selles suhtes või mis sind nagu, kas ma ei tea, mõjutab selles suhtes või tagasi hoiab või kuidagi selline tume ala, millele ma võib-olla ise ei keskendu, aga kuidagi mängib rolli selles suhtes. Võib-olla midagi ma võiksin teada. Siin on pühendumine, sõnnienergia, et mõnel võib olla tegemist sõnniga. Aga sõnnienergia, pühendumise energia, andestamise energia, oma tee leidmise energia, justkui selline alateadvuses. Minu jaoks, no paavstikaart, mõtlesin sõnnienergia, paavstikaart, see kaart tihti ise palub olla rohkem avatud ja andma endast head ja mõistmist. Ja selline ka mingitest raamidest välja tulemine muutustele, et siin on mingisugused traditsioonid, et nii on kogu aeg tehtud, nii on kogu aeg olnud. Aga see on andestamise, pühendamise kaart. See on selline õpetlase energia, teadmised, hästi tark energia. See on energia, kus mul on kuidagi see usk on oluline, et ma usun, et ma saan nagu kuidagi juhinduda iseendast ja teha läbi selle parimad valikud ja otsused. Hästi oluline on see usk siin.
uskuda. Paavsti energiaga on selline ka tõe otsimine endasse, see on pärilikkus ja teadmised ja tarkuse energia. See võib näidata ka mingisugust õpetajat, nõuandjat, autoriteeti, keda kuulatakse. Ja see on selline usu taastamise energia, millegi mõistmine, et selline valgustatud saamise energia, selline oma tee leidmine, justkui millega osas võib-olla ma ei näe seda, aga see ongi minu tee või see on selline saatuslik energia. Luuakse traditsioone, pühendutakse millessegi. See on tegelikult, ma olen teistele vastutulek või olen teistele vastutulek, see on mingisugune avatus, paindlikkus, mõistmine. Ma proovin mõista ja kuulan ja andestan ka. No Paavst ju kuulab, andestab, annab patud andeks, on ju. Et selline energia. See on selline energia, kus vahel öeldakse, et kui on inimesed vedanud alt, siis säilita ikkagi see inimlikkus, proovi säilitada see mõistmine. See on selline kuidagi midagi, mis mõjutab, aga siin on traditsioonid, pühendumine, ka mingisugune stabiilsus, midagi, mida ma ei murra, midagi, mis on minu jaoks oluline, mida järgida. Et selline tõe otsimine, endasse uskumine tegelikult, et endas pean olema kindel, et millega osas on traditsioonid, millega osas on vaja jääda mingitesse raamidesse ja piiridesse, aga millega osas saan ka paindlikum olla. Nii, aga vaatame selle teise osapoole käitumist kaalude suhtes lähitulevikus. Mida näitab, milliseid tegusi või milliseid energiaid sealt on tulemas? Siin on mingisugune kirg ja säde, sest see on seikleja energia. Saavuda poiss, seikleja energia ja see on minu jaoks selline vaba hinge kaart. No siin on seda saua tunda ja entusiasm, see on ka selline flirt ja kirg ja võib-olla, et on selline palju plaane, ideid, võib-olla kõik ei suuda teostada, et ongi raske reaalsusesse sobituda. Tunnet maailma valla ja kõik on võimalik, soov teha meeletusi, soov tunda kirget, tegutsemistahe, seiklemise janu, avastamise janu. Tahaks, et elu keeks, pulbitseks, tahaks midagi ette võtta, mitte passida. Et lasta lihtsalt ennast kuidagi vabaks lõõgastuda, tunda, naerda, unistada. Et kuidagi selline käitumine, et nagu te ei pruugi olla jälle sellised väga sügavad, kõik väga selline sügav ja läbimõeldud, vaid põnev, seikleja, uued ideed, inspiratsioon, selline energia, mis tuleb ja uudishimu võib-olla, ka kartmatus, selline optimistlik ja rõõmus energia. Et seiklusjanu midagi kogeda, midagi avastada, midagi näha ja tunda. Nii, aga vaatame sellist potentsiaalset tulemust sellele suhtele siin lähitulevikus. Kirglikkust on siin tunda millegi osas. Nii, siin on puudukaart ja see tähendab, et mingid asjad võib-olla seisavad rahulikult paigal ja millegi osas võib-olla on vaja näha teist vaatenurka, et midagi, siin oli ka see kuukaart, kus ma ei mõista alati teist ja siin võib-olla on vaja kuidagi näha läbi teise silmade midagi, et ükskõik kummal osapoolel, et selline, see on väga seisev energia, et millegi osas seisavad asjad paigal ja siin võib ka olla, et millegi osas üks osapool tunneb ennast selline ohvrina või ma ohverdan või annan hästi palju endast, aga ei tohiks laskuda ohvri rolli. Aga siin on vaja millegi pärast näha kuidagi teist vaatenurka. Et see on natuke millegi osas paigal seis. Aga see võib ka olla, et teadlikult võetakse aeg maha ja
Aga see on ka millegi aktsepteerimine, et asjad lihtsalt on nii ja vot neid ma muuta ei saa. Aga ma proovin näha kuidagi teisi võimalusi, mul proovin leida teist vaatenurka. Võib-olla saan mingi uue teadmise, võib-olla ma mõtlen mingeid asju ümber, et siin annab nagu midagi ümber kuidagi, kuidas paremaks, et siin on millegi osas on nagu me ei ole ühel lainel, aga siin proovitakse leida, et kuidas ma pean midagi selles suhtes nagu aga see on ka selline valgustatud saamise, ma näen mingit muud võimalust. Ei tohi laskuda ohvri rolli, ma ei tohi tunda suhtes ennast ohvrina, et ma ohverdan, vaid ma pean leidma mingi teise võimaluse, teise vaatenurga, et siin on, mida mina südames soovin. See on midagi ümberhindamine, ma hindan midagi ringi. Lihtsalt leian midagi, mis mulle sobiks, sest midagi on, milles ma tunnen, et no ei tohi tunda, et ma ohverdan suhtes, ei tohi tunda ohvri rolli, et millelgi võib-olla tuleb minna lasta, midagi kuidagi kaasa minna vooluga või mitte kinni hoidma, et siin on midagi, mis tekitab selline aktsepteerimise energia, leian teise vaatenurga, programmeerin midagi ümber aga ei ole halb, et siin on midagi seisab paigal, et see saaks edasi liikuda, aga ma ei tohi tunda ohvrina ennast. Nii, aga vaatame äkki ühe nõuande sellesse suhtesse, mida kaardid ütlevad. Üks nõuandekaart. Üks nõuande energia. Hops. Nii, siin on ka väga rahulik energia. See on eraku kaart, võib näidata mõnel juhul neitsi energiat. Aga erak on ka selline mõtisklemise energia, rahulikult asjade võtmise energia. Vahel näitab eemaldumist, eemal olemist, vahel näitab ka millega osas sellise rahuliku pausi võtmist, võib näidata ka füüsilist eemaldumist, aga see näitab, erakul on alati väga palju küsimusi ja neid vastuseid otsitakse iseenda seest. Et erak on selline sisemine tarkus, jälle siin on ka see alateadus, väga targad otsused, targad energiat, tõe otsimise energiat. Võib näidata ka vajadus selliseks rahulikus keskkonnas olemist, et mul on vaja saada sellest virvarist ära, võib-olla sellel suhtel on vaja, me peame sellist kahekesi kvaliteetaega vaja, et kuidagi selline eemaldumise energia, et kus on selline aja mahavõtmine, eemaldumine kiirest elust, kiirest elutempost, et võimalusel leida selline rahu, eemaldumine ja siis ma näen, tegelikult see eemaldumine annaks selle uue värske hingamise, uue vaate millelegi, et ma ei tunneks ennast ohvrina, võib-olla on vaja nagu suhte mõttes kuidagi saada eemal, aga see erak näitab nõuande mõttes, et keerulistest olukordadest on väljapääsud ja usk endasse, et ma suudan nendest välja tulla, et siin ei ole nagu ületamatuid takistusi, vaid aga jaa, kuidagi rahulik, et kas sellel suhtel, sellel paaril, siis mis iganes suhe see on vaja kuidagi kvaliteetaega, et selline tunne tekib, see on nõuande positsioon. Aga sellised sõnumid kaalud teile seekord. Suur-suur aitäh, et kuulasid.